No nii, tere kõigile, pole ammu näinud. Mõnus ilm on, kevad on käes, vesilased lendavad, õietolmukorje käib ja vett tassivad, ma vaatasin hoolega. Et mõnus tuulevaikne, päikest küll väga hetkel ei ole, aga hästi soe on, et ideaalne ilm mesilaste jaoks. Et täna siis ma osad pered olen läbi vaadanud. Videoks jätsin ühe pere siis, et ma ei ole siia sisse vaadanud, aga eelnevalt olen siia peresse pannud proteiinikandit. Söögiprobleeme siin ei olnud. Nii palju, kui ma siit raamide vahelt nägin. Aga proteiinikandi panin peale, näitan ka, mida kasutan. Täiesti tavalised kandipakid, mis on siin Eestis müüdaval. Et vaatame siis sisse ka. Et enne vaatasin sellesse peresse, siis seal oli 3 raami kinnist auet, lahtis ka mune. Mõlemal pool raamil siis, et ilusti muneb. Et hea ema on seal kile mul peal kevadel, nagu ma eelmine aastagi rääkisin. Ja siis mingi aeg võtan ära, väga soojaks läheb, siis pole enam vaja. Praegu on nagu jahedad ilmad. Et kasutan sellist seda Honeybee oma, et nagu näha, siis on see põhimõtteliselt tühi, et polegi mitte midagi, ainult mesilased on sees. Raputame siit nüüd välja. Palju kui tuleb. Ülejäänud tulevad ise välja sealt. See teine pakk on juba üle poole on ära söödud. Et söövad seda. See on niuke õietolmu asenduseks. Et siin veel sees on, et ma panen selle pärast tagasi ja panen ka juurde. Kasutan ka seda apipastat. See on ka väga minev kaup mesilaste jaoks. Nii, pere on, vaatan, kus te näete. Praegu on palju lennus ka, et pere ise on suht suur, et natuke on ligemale. Et mesilasi on. Võiks olla suurem. Võiks olla suurem, aga sellega võib ka hetkel rahule jääda. Nii, vaataks sisse ka. Palju siin ema munend on, mis siin üldse on. Süüa peaks siin olema, sellepärast ma nagu ei muretse. Siis ma ostsin kunagi sellise raamitangid koos selle otsaga. Esimest raami paremini kätte saada, siis ma võtan sellega ja ülejäänud siis võtan nagu kätega, et see on hea tõhus. See on vana söödaraam. Selle ära panna.
See on ka vana söödaraam, see on kõige äärmine raam. Noh, siin on natuke näha, et see niiskus on ikkagi oma töö teinud selle raamiga, et on must. Et siin on küll sööta, aga ma seda sisse ei jäta. Praegu panen ta kõrvale. Mul on neid puhtaid korralikke raame kaasas ka, et ma vahetan nad välja. Ma eelmistes peredes tegin samamoodi, et ma vahetasin roojased raamid välja, et seda haiguse nakatamist vähem oleks. See on nagu puhas raam, normaalne. Õietolm on ka toodud, et selle ma panen nüüd kõik äärde. Siin eelmine kuu puhastasin põhkised, et põhi on üsna puhas. Et mul on siin paar pere, kellel olid ka samal ajal põhjad vahetatud ja põhjad olid suht mustad, et pidin uuesti puhastama ära. Et seal peres on selle hügiiniga natukene pahasti, aga siin on ilusti õietolmu, värsket toodud, on näha kohe. Ma ei tea, kes te siit kaamerast näete. Mesilad on suht rahulikud. Vaadake, kui vaikselt nad liiguvad siin raamid. Noh, mõni lendab ära ka siit raami pealt. Niisugune rahulik pere. Ma ei ole veel suitsu neile kordagi andnud, et ilmselt ei lähe vaja. Aga natuke kui käega nagu liikuda vähe, siis ikkagi lendavad tarust välja. Aga see aasta ma vaatan kahjuks selle ema välja, sest tema aeg on läbi. Nii, esimene raam auad siis. See oli nüüd siis 5. raam, mis ma välja võtsin. Et siin on kinnine aua, munad, vaglad. Üks emaga üles leiame või on ta kuskil järgmise raami peale. Siin näha, siin on ikka kõik aua. Et praegu on mesilastel mesilaste vahetusaeg. Et nagu on vanad mesilased ja siis nüüd uued siis kooruvad vaikselt juurde. Et nagu see vahetusaeg. Et see selline täielik vahetus tekib seal maikuu jooksul. Et siin on jah veel vanu mesilasi, et nii ema on siin raamil. Kohe näitan teile ka. Ka aue, suir. Ema on siin. Ma tea, kes te näete. Valge täpiga. Et on siin ohtrasti munenud. See on hea. Nii, see teine raam auet. Siin märgime ka ära.
Vaatame, kas siin ka veel on, ma arvan, et ei ole. Aga äkki on. Siin ei ole ema munel käinud. Siin on vaikus. Seda raam. Panen emale raami juurde, ta saaks siia munele tulla. On 2 raami. Et see 1 raam on eelmise aasta suiraga. Te näete. Et selle ma panen siia 3. raamiks. Siin on need sõdaraamid. Siin on siis 2 auet ja siis see on nagu täitsa puhas vana meie raam. Selle ma panen emale siin munemiseks. Kaks raamiauet ainult. Ja täna on meil märtsi lõpp. Selles peres oli 3 raamiauet ja teistes oli Eesti raamiga oli ka 2 ja ühes oli ka 3. Ma seda videos ei näidanud või näita tähendab, et ma ühtlustasin peresid selliselt. Ma lubasin teile sellest video teha, aga ma räägin teile lihtsalt ära, seal ei ole midagi keerust. Et siin nendes peres ei ole vaja ühtlustada, ühesugused enam-vähem, aga seal tagumistes oli mul üks pere nõrgem ja siis ma võtsin sellest tugevamast perest, tõstsin lihtsalt koos mesilastega raami. Ma ei mäleta, seal oli vist sööta ka natukene. Tõstsin lihtsalt siia sellest arusse, et see mesilaste mass nagu ühtlustaks. Et tulevikus juba maikuus seal võiks juba haudmega ühtlustada. Aga kindlasti tuleks jälgida, et emo peale ei ole. Et siis on nagu pahasti. Et lihtsalt tõsta ühest arust teise. Ega nad mesilased, kes võõrad on, ma siia tarust tõstan, et seda ema maha tapma ei lähe, siis ema lõhn ei ole niivõrd tugev. Et aga kui seda nüüd hiljem teha, siis ma ei tea. Siis võib olla see, et võivad seda ema rünnata. Aga et kui suvel haudmega nagu ühtlustada või siin on ütleme varakevad pigem siin maikuus, et siis ikkagi mesilased maha raputada ja aga ma olen ka teinud koos mesilastega, et siiamaani ei ole ühtegi ema maha löödud. Aga risk on sellega, et võidakse ära tappa. Et see on igaühe enda asi. Kas keegi julgeb seda teha või julgeb. Aga miks see pere mulle nagu väiksem oli, siis ma kahlustan seda lesta, et see ema on ju tegelikult mul väga hea seal peres. Et ta ju muneb ja eelmine aasta munes, et
et lihtsalt lest tappis niivõrd palju mesilasi ära talve jooksul. Ja pere hääbus ja jäigi seal 4 raami vahet ainult. Et kui teised olid siin 6-7 raami vahet mesilasi, siis seal oli ainult pool tarust. Et kui seda nüüd ühtlustada, siis nad peaksid arenema enam-vähem ühel tasemel. Ja siis peekorjajaks on siis nad tugevad. Nii ka midagi, panen kandipakid siia tagasi, ühe vana ja teise uued, suitsu ka, et siia alla ei jää väga. Et siin veel kindlasti laiendada ei ole mõtet, et siin pole ema mõnenudki korralikult. Ja see kaks raami auet, mis siin on, et sealt kui koorub, siis koorub ikka niivõrd vähe, et aga jah, jälgida. Minagi öeldakse, et kui on 10-raamilises korpuses 6 raami auet, et siis võiks nagu juba laiendada. Teen sellele pastale lihtsalt kipsinuaga augukese sisse. Ja panen siia peale. Nii. Mesilasi vähem kahjustada, siis rahulikult teha seda. Ega midagi, ma panen nüüd selle kinni ja katus tagurpidi mul, kui see vahelagi, et niipidi ei saa panna õiget pidi, et kandipakid on nii kõrged. Aga seda kandit ma veel annan neile, ma arvan, et terve aprillikuu. Tegelikult söövad seda aasta ringi või mitte aasta ringi, suve jooksul kogu aeg söövad tegelikult kanda, aga pole point, et õõstab nii palju seda looduslikku, et mis sest raisata. Jah, kevadel on nagu see asendus. Õietolmu asendus põhimõtteliselt. Ja lennuavad on mul silma järgi 10 senti avatud, mõnes veel natuke väiksemad. Et see sooja nagu ikkagi oleks seal sees, et seda külma väga ei puhuks. Et siin täna on veel ilus ja homme ka, aga järgmisest nädalast juba näitab jälle sellist -kraade öösel. Ja vihma ja tuult ja et kui siin ikka nüüd päeva 20 kraadi ühtlaselt või natuke, ütleme sellises 20 kraadi juures on ilmad, siis ma võtan täiesti need svammid ära ja läheb lennuava täiesti lahti, et saavad vabalt lennata siin. Praegu ma hoian, need raamid siit lihtsalt peangi raputama mesist ära ja läheb lihtsalt arusse. Vanad söödaraamid ühe vist ma saan alles jätta, see allikust ei ole.
aga teisel on, et ei tahaks seda tarusse panna enam. Lihtsalt pole vaja ka, et kõigil on seda kõik korras, et läheb sulatusse sügisel. Nii. Et kandi asjast ma teile rääkisin, näitasin, sellest pereühtlustamisest ma teile rääkisin. Kui kellelgi on selle kohta küsimusi, siis võib mulle kirjutada. Üldiselt ei ole midagi keerulist, et seal on nagu tuledki siia, teed selle taru lahti, vaatad seda taru. Muidugi eelnevalt soovitaks tarusse sisse vaadata, et kui palju nagu miskit on siin, et nälg ei jää ja et auet ma ei soovitaks tõsta ära, aga just mesilaste massiga mängida. Et pisaalselt nagu sa pilti vaatad, et see pere oleks nagu ühesuurune enam-vähem. Täiesti ideaalselt ei saagi. Mul selle tulevikuplaaniga seast on see, et keeran selle kaameraga ühes poole. Et kuna mul need emad ei ole siin kõige paremad ja tellisin Saksamaalt ametliku tõuaretaja käest ühe tõuema. Et see ema on siis, ma praegu täpselt ei tea neid numbreid, aga sellel emal on siis, on saarel paarunud spetsiaalselt siis tõuleskedega. Need on valitud ema, et ta ei ole lihtsalt müüdud selles mõttes, et on ära paarunud ja kohe on posti pandud, et seda ema nagu jälgitud. Et kas ta sobib nagu, sellest emast sobib nagu edasi aretada. Et need selle ema liin ja siis leskede liin, siis see sertifikaat siis tuleb nagu kaasa. Ja Poolast tellisin ka 2 ema. Et kui nad nüüd siin peale jaanipäeva kohale jõuavad, siis ma näitan neid emasid ja siis ka neid sertifikaate. Ja siis ma nendest emadest või nende emadega teen uued väiksed pered. Ja siis ma hakkan neid testima, neid emasid. Vaatan, kas nad vastavad tõele. Ja järgmine aasta siis, ma arvan, et isegi see aasta ma vakeldan sellest ühest emast. No vaatan, võib-olla kõigist teen mingi portsu testimiseks. Ma vahetan oma mesilas need selle ema tütred, võtan ja vahetan siis oma mesilas välja ja paaruda, vaatan, kus ma siis saan, et siin ma enda mesilas kindlasti ei lase paaruda. Siin minu ümbruskandis on nii krantse kui itaallaseid ja igasuguseid muid tegelasi, et mingit kvaliteeti ma siit ei saa normaalselt. Et siis ma neid testin järgmine aasta oma mesilas, neid F1-sid. Ja kui ma näen, et need on head, siis ka võib-olla tulevikus mõtlen mingi müügi peale, aga praegu kindlasti mitte. Et tegelikult peaks nende emade järglasi katsetama.
kui ennem, et mesinikud tavaliselt on natuke kärsitud, et tellivad tõuema ja siis kohe hakkavad sealt vageldama ja siis müüma ja et tegelikult oleks mõistlik ennem testida. No ma ei kahtle kvaliteedis, aga kõik tõuemad ei pruugi alati head olla. Nad võivad ju väita seal kõike, aga kirjutada, et nad on rahulikud ja nad on sülemlemiskained ja hügieen on neil hea ja kõik muu jutt, aga peab ise ikkagi järgi katsutada. Selleks on kõvasti tööd teha, et aru saada.